Head kaasteelised, tere tulemast sellesse mõtisklusse palverännaku teekonnast ja seekord siis usu ja kahtluste vahekorrast. Enne kui ühiselt selle teema üle mõtiskleda, tuletan meelde Hebra kirjast 11. peatükist päris algust, esimest salmi. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Samas meenutagem selles valguses ka John Bunyani palveränduri teekonnast tuntud kristlast, kelle teele astub ühel hetkel maailmatark, et külvata kahtlusi. Kahtlusi, mida kohtame ka tänase Eestimaa usulisel maastikul. John Bunyan kirjeldab maailmatarka valgustatud filosoofina, kes astub ristinimese ellu just siis, kui usurännak muutub raskeks. Ta ei karju, vaid püüab pehmelt veenda. Ta küsib, mis sa end usuküsimustega nii vaevad? Kas poleks lihtsam minna kergemat teed? Näiteks, miks sa peaksid igal pühapäeval just kirikusse minema? Sama rikastav ja vaimne kogemus võib olla ka üks hommikune rännak rabas. Maailmatarga nõuanded tunduvad kuidagi mõistlikena ja praktilistena. Ta soovitab ristiinimesel minna moraali külla. Ta soovitab asendada lunastaja progressiga, Jumala arm õigusega ja rist moraaliga. Ta püüab ristiinimest veenda, et ta koorem kaob niipea, kui ta täidab kõiki reegleid, parandab ennast ja püüab teha kõike õigesti. See on ühtlasi maailmatarga teoloogia. Teoloogia ilma ristita, moraal ilma lunastuseta. John Bunyani jaoks on see tee aga pime, sest see rajaneb inimlikel pingutustel. Kuid siis tekivad ristiinimesel kahtlused. Need kahtlused ei ole alati usuvaenlased. Kahtlused võivad olla ka usu kaasteelised. Nagu me näeme apostel Toomase loos, keda ülekohtuselt nimetatakse vahel ka uskmatuks Toomaseks. Kuid palveränduri jalad hakkavad siiski värisema, sest kahtlus tähendab alati ka ebakindlust. Muidugi on kaasaegne teoloogia ja filosoofia muutnud usu ja kahtluse dialoogi palju nüansirikkamaks kui lihtne vastandumine. Peab tõdema, et kahtluse mõiste on ka ise ajas muutunud. Hüpates nüüd John Bunyani maailmast 20. sajandi juurde, siis leiame teoloogi sealt, kes usku ja kahtlusi ei vastandanud, vaid nägid neis usuelu dünaamilisuse ja autentsuse võtid. Nii leiame siit Paul Tillichi, kes ütleb, et kahtlused aitavad vältida usu muutumist dogmaatiliseks. Usk on ju teekond, mitte staatiline seisund. Ja sellel teekonnal tuleb ette ka kahtluste perioode. Nii nagu lihased kasvavad raskuste tõstmisel, nii tugevneb ka usk kahtlusi ületades. Seega Tillichi arvates soodustavad kahtlused vaimulikku arengut. Usk muutub neid kahtlusi ületades palju isiklikumaks ja sügavamaks. Muidugi maailmatark apelleerib puhtale mõistusele, kuid vaimne rännak nõuab enamat. Filosoof Søren Kierkegaard rõhutas, et usk on ratsionaalsetest argumentidest sõltumatu hüpe. Umbes samas valguses oli kahtlusi näinud ka Pascal. Kahtlus on siin eksistentsiaalne seisund, mis sunnib inimest vaatama ratsionaalsetele argumentidele aktiivselt
uskuma ja tegutsema. See on usk läbi kahtluste. Lewis nägi kahtluses usuteekonna nii-öelda sügavamõttelisemat osa. Eestlastena oleme me rahvas, kes ei usalda suuri sõnu. Tammsaare paneb Indreku küsima tõe ja õiguse järele. Küsimus, kas see võib ikka tõsi olla, on sama, mida Tillich nimetaks heaks kahtluseks. Kuid kaasaja maailmatark pakub siiski eelkõige mugavamaid lahendusi, nii-öelda vaimset minimalismi. Ja see on oma iseloomult pragmaatiline. Ta ütleb, kui tahad, siis usu, aga ära lase sellel oma elu muuta. Usu, mida tahad, aga tööl pole mõtet sellest rääkida. Jäta need teemad koju ja kirikusse. Või pea üldse iseendale. Ta pakub usku kui sisemist rahu, esteetilist rahulolu, usku iseendasse ja oma võimetesse areneda. Selline usk ei tegele patupöördumise ja ohvritega. Maailmatark küsib, milleks risti kanda. Ta tahaks panna usule valge särgi selga ja lipsu kaela ja öelda, ole kasulik, mõõdukas ja vaikne. Kuid just selline mugav usk on Bunjani jaoks evangeeliumi reetmine. Sest maailmatarga lootus on inimese jõus. Evangeeliumi lootus on aga Jumala armus. Aga kuidas pääseda maailmatarga lõksust? John Bunyan vastab üksnes risti juurde tagasi pöördudes. Rist ei ole mitte lihtsalt rist kantslil või kirikutornis, vaid teekond. See on paik, kus koorem langeb, kuid see ei lange mitte maailmatarga nõuannete peale, vaid siis, kui inimene tunnistab, et ta ise ei suuda enam midagi muuta ega kuhugi minna. See ei ole argument, vaid alandumine. Uku Masing, kes liikus oma vaimsetes otsingutes üsna suures kahtluste meres, kirjutas siiski. Usk on see, kui inimene avab ukse ja laseb tuule tuppa, kartmata, et see kõik segi lööb. See on ristiusk. Kaasaegne mõtteviis tavaliselt vastandab usku ja kahtlusi. Kristlus aga ei välista kahtlusi. Kristlik usk ütleb, usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Kuid see lootus kõnnib vahel ka kahtluste radu, et jõuda seni veel nähtamatute tõelisusteni. Kahtlused ei lase su usul uinuda ja hoiavad seda elavana. Hea sõber, kristlase teekond ei ole sirg ja lai. Jeesus ütleb, et see on kitsas, aga tõeline maailmatark räägib alati mõistlikult ja asjakohaselt. Rist aga kõnetab südant. See on rohkem kui mõistlik elu. Nõnda siis vali usk, mis ei karda kahtlusi. Vali kahtlus, mis ei katkesta teekonda. Vali rist, mis ei otsi täiuslikkust, vaid siirust. Küsimus ei seisne ju selles, kas meil on või ei ole kahtlusi, vaid kuhu me nendega läheme ja kas me julgeme astuda nendega risti alla. Loodan, et see mõtisklus oli sulle eluteel kuidagi kasuks. Jäägem siis ristiinimese teele. Järgmisel korral räägime kiusatustest ja raskustest usuteel. Seniks kohtumiseni.